Ja näete, Ints shave'is ennast ära, nüüd ta on nii väike poiss. See kõlab nii valesti, nii väike poiss. No oled ju. Ma ikka olen suur poiss. No ja, jah, olgu, kui sa nii endale tänane päev näeb ette selline, et me otsime pesemist ja rohkem ei tea. Ja me sõidame tegelikult rohkem sinna Tarifa poole. Tegelikult siin on mingi 2 ülejärvist tundi sõitu. Et ma ei tea, kas me sõidame terve ära või igatahes vaatame. Ja ilm täna on jälle nagu on. Et sajab. Aga no mis seal ikka. Tegelikult peaks hommikul pidi ainult sadama, et päeval pidi normaalseks minema. Aga eks näis, et seda on ennegi kuuldud. Nii et jah, nüüd me siis lähme sööme ja siis hakkame sõitma. Hakkasime sõitsma. Kuna jälle sajab mingi 4-5 päeva, siis otsustasime, et lähme mingisse linna. Vaatame seda linna, mingi Ronda nimeline linn on. Lähme sinna Ronda nimelisse linna praegu täna. Vaatame seal ringi. Siis hakkame vaikselt sinna Malaga kanti liikuma. Seal on siis mingi diskirada, kus ma tahaks käia ja seal on veel mingi asi meil pandud. Nii et hakkame liikuma. Mingisugune castle. Ega meil see aeg hakkab vaikselt otsa saama, kuna me oleme endale nüüd kohustused võtnud siin veebruarisse. Aga sellest me veel ei räägi. Aga jah, et me ilmselt veedame siis paar nädalat kindlasti Eestis. Veebruari keskpaigast alates natuke enne keskpaika isegi. Kaasi! Siis... No, kui me Rondasse jõuame isegi. Ja siis jah, et vaatame. No ilmselt selleks ajaks, kui see video välja tuleb, on juba Instagramis need asjad ära olnud, ma arvan, mis meil siis plaanis on. Aga igastahes lähme veebruari keskel siis Eestisse veebruari keskeks ja plaanime natuke järgmist reisi. Järgmine reis on siis Balkanile, see ei ole saladus. Aga enne seda siis on veel mingid tegevused. Koeraga on vaja teha, me lugesime välja nüüd, et me lähme tagasi, et koeral on vaja veretestid ära teha ja mingid paberid siin täita, et oleks temaga lihtne reisida ja mingid muud tegevused on veel seoses siis Matildaga. Aga jah, nüüd sõidame nüüd edasi ja Kärt on siis roolis. Vaatame, kuidas läheb sellega. Me oleme varsti aias. Ma loodan, et ei ole aias, aga äärekivis oleme küll kohe. Me oleme äärekivis. Sul on reaalselt 10 sentimeetrit. Huvitav, miks ma sõidan ilma pusata, sest see palav on. Jaa, aga hirmus on. Kuidas see hirmus on? Ma ei tea, ma ei tunnet seda autot niimoodi. Ma olen mingi üks kord, et sõitnud 2 kilomeetrit. No nüüd sa oled juba rohkem sõitnud. Praegu tundub, et läheb õigesti. No, ka igal pool. Ma arvan, varsti ratas läinud. Vorst maha. Linnud alla.
chill on isegi siin, võtaks väikse mingi limpsi ligi. Siis oleks vähe julgem sõita. Ei, tegelikult ei ole üldse hullu, ta oskab sõita küll. Ta lihtsalt ei arvesta või noh, nagu naistel ikka kabariidi tunnetus on natukene nagu on, aga küll ta harjub. Ta ise tahtis. Ta küll oma arvustust tegi nalja, aga ma jõuistasin tema kohale. Aga ma ei tea, see naida au. Muid asju ei ole au ning. Nii on kõigest. Kas me peame seal see villast sõitma ka? Sealt ju kõrvalt läheme vist mööda. No me praegu olemegi, see on see villi kõrval. Ei ole. Oleme. Sa hakkab võtma võttes. Olgu, ma tegelikult mõtlesin, et ma vaatan tee pealt, äkki meil ei mingi pesemiskoha, meil oleks vaja pesta. Nii, me käisime pesemas ära. Ja see oli mingis kohvikus jälle. Ja üldiselt oli suht okei. Aga see duširuum asus nagu meeste vetsus. Mis mehe perspektiivist on nagu okei. Aga naisena oli nagu ok. Selles mõttes, et kui ma välja läksin, siis ma nagu vaatasin, et kedagi seal pissuaari juures ei oleks. Sooja vett vähemalt oli, aga see surve oli nagu nii tugev, et mul nagu terve maa uppus. Ma ei tea, ma üritasin vähemaks panna, siis läks ise külmaks ja mingi jama oli igatahes. Aga muidu pole hullu. 3 juures saime ennast pestud ja ilmselt me võtame siit samas kohvikust ka mingit süüa. Sellepärast, et nad nägid head välja, me pole lõunat ka söönud. Ja meil on veel vaja sõita, et siis mõtlesime, et okei, et sööme siin miskit ära. Ja. Vot. Selline pesuseiklus. Väga huvitav oli see, et keegi nagu polnud sinna Park for Nighti kirjutanud, et see nagu meeste vetsus asub. Sest et kui see tädi oli mingi, et sa tahad minna, mõtlesin nagu jaa. Aga inglise keelt nad ei rääkinud, mitte keegi nendest. Ma rääkisin 2 inimesega, ma nad ei rääkinud. Või tähendab, mitte 2 või 3 inimesega. Aga ma panin oma need oskused jälle tööle ja oskasin põhilausid öelda, et ma soovin ja ma tahan ja aitäh ja ilusat päeva. Et selles mõttes polnud väga häda midagi, saime suheldud. Nüüd Ints peseb. Ma panen ennast valmis ja siis lähme sööma. Võtsime mingi crispy chicken boxi. Nii, ma ei saa väga normaalselt. Ei, nad ei pea vaatama, kuidas me sööme. Ma tahan näidata, on ju? Anna, ma hoian siis. Ei, ma juba näitan. Okei, see on väga palav. Seest umbes saate aimu. Siuke. Ma ei tea, mis siin veel on mingi... Salat on sees. Ja siis... Vist rohkem pole midagi. Ei tea, jah. Aga see ei ole purk, see on nagu võileib ikkagi. See on võileib. Very hot. Ja, selline. Siin on tomatid ja mingi peekon ka veel vahel. Peekoni fänn ma ei ole, aga tomat on siin väga hea. Kuidas maitseb kallis? Siin nagu annad. Kaheksakümnest. Olgu, mina veel ei tea. Aga jõudsime Rondasse. Kärt on klassikaliselt koera Junniga. See on tema outfiti osa. Fashion, top fashion. Aga nägite seda silda, nüüd me üritame sinna üles silla juurde kuidagi minna. Ja vaatame, kuidas õnnestub.
hommikut. Magasime siis sellises kohas, tee ääres. Öö oli suhteliselt vali, aga siin kohas ei ole eriti selliseid võimalusi, kus saaks siis kus saaks siis parkida ja ööbida ja eile me ei jaksanud nagu väga sõita ka, kuna me sõitsime põhimõtteliselt 3 tundi. Nii, ja siis me jäime siia, aga siin on räigelt mingid koerad aukusid, nagu väga palju koeri aukus. Ja siis kukkires, mida te võib-olla kuulete ka praegu. Ja üksikud autod õnneks sõitsid, aga õhtul ikka sõitsid ka päris sellised mingid motikad ja autovappus ja nii edasi. Praegu ka ikka mõned nagu kihutavad täiega. Aga täna on siis selline ilm, et on nagu soe, ei ole külm, vihma ei saja õnneks. Ja vist lähme vaatame, kas me saame selle silla alla. Ja kui me ei saa, siis me liigume edasi ööbimispaika, kuna siis meil on vaja videot editada ja mul on vaja mingit tööasju teha. Nii et siis jäi siuke otsus, et jah, vaatame üle ja siis liigume. Vot. Käisime seal rondas ja me ei jõudnud kuhugi omadega, sest oli nii palju rahvast ja me ei saa nagu ei edasi-tagasi kõrvale mitte kuhugi, nii et me otsustasime poole pealt minema. Ja me ei söönud hommikuks ka, nii et nüüd me nagu sõidame kuskil, aga siin pole väga mingit kohti, nii et see on parem ilus seal. See ei ole 100 inimest. See ei raudte siin, jah. Nii et jah, naudime vaateid ja ööbimiskohani ideaalis on tund 13, nii et ei ole kõige hullem. Ilm väga ei soosi nagu ikka meid. Jah, ma ei tea, see Hispaania lihtsalt vihkab meid nagu. Me just enne arutasime ka, et meil pole Hispaanias on nagu mitte ühtegi ilusat päikselist päeva. Ja nüüd me tulime jälle Hispaaniasse ja jälle ei ole ühtegi. Et isegi Portugalis oli see, et nagu mõnikord sadas, aga ikkagi päike tuli mingi aeg välja. Aga siin on mingi ei. No päike. Nautige vihma ja tuld. Nii et jah, selline on meie elu. Vaata lehmad. Oi, väga palju lehmi. Mustad ja pruunid ja... Eesti lehmi ka. Eesti lehmi ei ole. Siin on koerapoeg. See on siis meie ööbimiskoht. Tuuline on. Muidu on suht soe, aga väga tuuline on. Üleval on siuksed pilved, nii et võite aimata. Sealt on küllus vaade, aga praegu ei saa vaadata sellepärast, et siin on kokku on mingi 8 prügikaste, aga kõik on kinni keevitatud, ehk siis ei saa prügi alla ära visata. See prügi on meiega olnud 4 päevast saati, mitte kuskile pole visata. Eile leidsin ka mingid prügikastid, ei saa visata. Nii et siuke siis prügikaste elu, et käin oma prügiga kogu aeg ringi ja mõnusalt vaiseb ja ülitore. Aga meil on auto siin. Ma näitan teile kohe sealt ka vaadet. Nii. No muidu on see vaade nagu üliilus sealt. Või tegelikult nii on ka päris võimas vaade. Aga alguses me parkisime siia, aga meie Starlinki töötasin, sest see
aed segab teda. Aga põhimõtteliselt me näeme siit siis linnale. Siit on mingi basseiniga ja õhtul siis näeb siit mingi linnavalgus, ma eeldan. Ja meie kõrval on mingi poolakad ka. Peaks küsima, kas pelmeeni on kaasa võtta. Aga jah, see on siis meie siuke ööbimine. Aga täna me rohkem väga midagi ei tee. Et lihtsalt ja homme ka me hommikul kindlasti ei tee. Mul ühest on üks vestlus. Ma arvan, see võtab mingi tunnike. Ja siis peale seda me lähme ühte Castlisse või siis lähme diski mängima, ma ei tea veel. Igatahes vaatame, mis homne toob. Praegu on kõik ja ma arvan, et ega väga täna rohkem midagi ei näegi. Seal üleval ka hästi pikk. Õrn. Sõitsime mingi, ma ei tea, 5 kilomeetrit edasi. Päike paistab, jumala chill. No ei tea, mis seal teisel pool oli, me ei filmi. No ja, aga igatahes teisel pool oli tuul ja see mingi vihm ja kõik oli paha. Ja siis meil sõitsime nats edasi ja nüüd jälle päike nagu. No tuul oli. No tuul on küll, jah. Saad ju peeglist ka tuulast. Igatahes sinna Castlisse, kus me minna tahtsime, sinna me ei saa. Sest esmaspäeval on see kinni ja me ei mõelnud uurida seda varem. Aga pole hullu. Nüüd me lähme potti puhastama ja ehk saab prügi ära visata. Kärt ja prügi seiklused. Ja siis jah, vaatame sedasi. Ja vorst sai just omal arstiaja Eestis. Miks ta sai arstiaja? Vorst saab süsti või tähendab, tehakse vereproovi. Miks? Et kuna on vaja sertifikaati Balkanimaadel, et ta on marutaudi vastane koer. Marutaudi vastane? Et tal on piisavad antikehas selle vastu, jah. Aga jah, siis saadetakse vereproov Saksamaale, vorst läheb Saksamaale. Ta on ju väike trippvorst. Okei, vorst ei viida Saksamaale. Ja siis, kui saame tagasi, et kõik on hästi, siis saame sertifikaadi ja saame minna Balkanimaadele. On ju? Vot. Siin näitas küll mingi matkarada. Äkki homme saame minna. Kardad vorsti? Me oleme kuskil, me ei tea, me ei tea vorst, kus me oleme aastas. Emme vali selle midagi välja, aga kes sa tead. Ei tohi siin käia, rohipitu. Lugu on see, et 1,4 kiltsi on veel sõita seda teed. No aga ma arvan, siia võib ka jääda iseenesest, mis iganes. Sest siin nagu kellelegi... Siin nagu vaadet on, jah? Vaadet iseenesest on. Ja vist alla ei kuku öösel, ma ei tea. Tea, mida see R tähendab? Ma ei tea. Matkarada. Reserved, ma ei tea. Võib-olla on olnud mingi R. Peale seda hullu ronimist me jõudsime kohale. Aga nagu ikka me tulime tõenäoliselt valet teed pidi, ekstreemsemini. Aga see on siis meie vaade tänaseks ööks. Meil on mingid naabrid ka. Ma ei tea, ma pole kontrollinud veel. Aga siuke jah. Seal on veel mingid mäed ka. Vot. Selline on meie ööbimispaik.
panin enne mats liiga palju vett. Ja noh, eks meil siuke tee oli ka, et... Jah, me tulime vist valelt poolt. Jah. Mulle tundub, et teised tulid teiselt poolt. Aga siis ma homme näen. Ma arvan, et kui homme, ma ei tea. Vaatab, millal mis täna näeb. Jah. Vist homme aeg surub peale. Aga no vaatame, kui me matkama lähme, siis võib-olla ei lähe. Ja vaatame, mis teed siin on, kuigi mingid matkarad on. No kõige rohkem sõltub ikka ilmast üldiselt. Seda ka, jah. Et kui sajab, siis ei hakka jälle kuhugi minema, aga kui ilma on päike ja asjad, siis täitsa võiks ju liikuda kuhugi. Võt. Täna siis teeme purkse. Nüüd see on purksimeister. Mina lõikasin tomateid. Ma olin väga kosulik. Ja siis teeme süüa. Tulime vorstiga õhtu pissi tegema. Siit ülevalt on ikka ilus vaadata. Kaamera peal ilmselt ei jää mitte midagi, aga need tulukesed ikka jäävad. Pean vaatama, kus ma astun ka. Aga jah. Mäe otsas ikka mõnus. Ma juba jäin vahepeal tuttudega. Kärt kirjutas oma lõputööd ja ma olin nii väsinud, jäin tuttu. Aga kuna siin valgustust ei ole, on pime õues, siis Kärt ei lähe varstiga õue õhtul. Sest ta kardab pimedat. Mine tea. Sest noh, äkki keegi viitsis siia mäe otsa tulla mingit lollust, aga you know. Nii et siis on minu kord käia. Aga siiamaani on ikka väga-väga rahulik olnud. Siin kui oli veel valge, siis veel mõni jalutaja läks mööda või mõni jooksja. Ja üks kohalik papi käis siin, rääkisime mingi 10-15 minutit juttu. Ta rääkis natukene inglise keelt, natukene vene keelt ja väga palju hispaania keelt. Ja me rääkisime natukene hispaania keelt, inglise keelt. Ja kuidagi saime siin räägitud omavahel asjad. Soovitas meil homme Granadasse minna, ütles, et bussi saab jätta äärelinna, tasuta parkida ja sealt metrooga 2 peatust. Et vaatame, kas me teeme seda või mitte. Ja see on siis nüüd siin busside juures, kus me oleme. No siit on ikka ilusad vaated. Vot, aga nüüd me lähme siis tuttu ära. Vaid küll. Ja näeme siis homme. Tule, vorst!